Nii, ja meie oleme jõudnud kõige põnevam ülesande juurde. Kui keegi näitab mulle, et ta tegi selle ülesande ära ja ta täitsa tunnistab ausalt, et ta tegi seda ilma minu abita ära, suudab, ma ei tea, kuidagi tõestada või veenda mind selles, et ta sai selle ülesandega hakkama, siis mina võin talle täitsa panna 5. Et kui te tegite seda ja siis palun kirjeldage veenvalt koos piltide või mille iganesega, et teil see tehtud on, siis andke tuld ja vaatame, kas ma usun teid. No ma tahaks uskuda, sest see on väga põnev ülesanne. Nii, 100 mõõtu vilja tuleb jaotada 5 inimese vahel nii, et teine saaks esimesest niisama palju rohkem, kui palju kolmas saab teisest, 4. kolmandast ja 5. 4. No mida te siin pidite märkama? Loomulikult, kuna tegemist on aritmeetilise jada teemaga, siis ka see ülesanne on aritmeetiline jada. See lause siin viitabki sellele, et on aritmeetiline jada, et iga järgnev saab nii-öelda rohkem kui eelmine ja mingi kindla ühiku võrra. Nii. Peale selle peavad esimesed 2 saama kokku 7 korda vähem vilja kui ülejäänud kokku. Kui palju vilja tuleks anda iga ühele? See on selline väga hea aritmeetilise jada ülesanne. Taaskord see on sarnane ülesandele 12. Nii et kes sai mingisuguse idee juba, et te peate looma 2 tundmatuga võrrandi süsteemi ja siis te saate lahendada seda. Vaatame, kuidas see käib. Nii. Kuna me just saime aru, et tegemist on aritmeetilise jadaga, siis loomulikult nii-öelda iga see inimene või see vilja kogus on ju, see on mingi aritmeetilise jada liige. Ehk siis on ju, meil on esimene liige ja liidame juurde teise inimese ja liidame juurde 3. liikme ja 4. ja 5. ka. Miks 5? Sest me jaotame selle 5 inimese vahel. Nii A3 pluss A4 ja pluss A5. Okei. Aga millega ta võrdub? No loomulikult 100-ga, kuna see on see ühik, mis jaotati 5 inimese vahel ära. Nii on võrdne 100-ga. Meil on üks moodustis on olemas. Okei. Aga mis me, no jällegi, me tahame mingisugust süsteemi, aga mis me siia alla kirjutame? No, alumise tingimuse me saame siit lausest, mis iganes meil siin on. Vaatame. Peale selle peavad esimesed 2 saama kokku 7 korda vähem vilja kui ülejäänud kokku. No me võime seda sümboliseerida mitmel moel on ju. Võtame kõigepealt esimesed 2 on ju. Ehk siis A1 pluss A2 on ju. Nii. A1 pluss A2. Okei. Millega tema peab võrdne olema? No, põhimõtteliselt me võime seda 2 moodi sümboliseerida. Üks on see, et kui ülejäänud 3 kokku, ehk siis mis siin on ju? A3 pluss A4 pluss A5 on ju. Et hetkel see ei ole korrektne, kuna need 2 peavad saama 7 korda vähem vilja kui need kokku. Ehk siis see moodustis jagatud 7 on ju. Aga minule ei meeldi harilikud murud, selle pärast mina teen selle asemel, et seda moodustis nii-öelda 7 võrra või 7-ga jagada, 7 korda väiksemaks teha. Mina teen hoopis seda moodustis siin 7 korda suuremaks, sest ta teeb sama välja on ju. Kui me liidame need kokku, korrutame 7-ga, saame selle, siis nemad saavad ju 7 korda vähem. Sest siis nad on võrdsed. Okei. Nüüd meil on olemas süsteem. Kuidas me ta lahendame? No, kellele tuli mingi mõte peale, siis taaskord ma pakun välja, et seda võib lahendada täpselt samamoodi nagu eelnevat ülesannet. Aga kuna meil on siin 5 liiget ja kõik on esimesest kuni 5-ndani, siis mina pigem ei hakka nagu välja kirjutama, et
mis see A2 võrdub ja mis see A3 võrdub ja siis kokku koondama. Selle asemel, kuna meil on A1 pluss A2 pluss A3 pluss A4 pluss A5, siis tegelikult me võime öelda, et see terve esimene rida on ju lihtsalt selline elukas nagu S5 ehk 5 esimese liikme summa. Nii, näete, meil on siin see valem olemas. Kui meil lihtsalt n-i asemel on 5, me teame, mis A1 on. No, mis see A1 on? A1 on ju esimene liige. No, tähendab, me ei tea teda. Aga mis see AN on? AN on loomulikult A5, viimane liige. Nii, mis me siit välja siis loeme? Ma kirjutan selle S5 hetkel nagu eraldi kuhugi siia. No, S5. Mis ta siis on? Meil on mingisugune tundmatu. A1. Me ei tea, palju see esimene liige on. Mis me siia juurde liidame? Meie liidame juurde siia sellise eluka nagu. Teate mis? Kasutame selle keskmise valemi asemel, pigem kasutame kohe seda alumist, sest siis see säästab meil natukene peavalu. Kasutame seda valemit siin. Nii, S5. Ja mis meil siis tuleb, on ju? Meil tuleb 2A1. Nii, 2A1. Ja me liidame juurde siia mingisuguse D. Aga mitu D-d me liidame? No, kuna meie N on 5, siis 5 miinus 1 on 4, ehk siis loomulikult meil on siin 4 D-d. Kogu see jama on jagatud 2-ga ning korrutatud paljuga, loomulikult 5-ga. No, ja üks asi, mis meie võime juurde seal lisada, on selline asi, et meie ju teame, et S5 võrdub 100. See tähendab, et siia S5 asemele meie loomulikult võimegi kirjutada 100. Ja nagu teie näete, siis see asi läheb täitsa huvitavaks juba. Et no, lihtsustame natukene selles suhtes. No, siia ülemisse kohta meie võime sulgudette tuua mille? Loomulikult 2. On ju. Et kui meie toome siia sulgudette, siis mis me saame? Me saame 100 on võrdne sellise asjaga nagu 2. Ja sulgudes on siis A1 pluss 2 teed. Nii, all on meil siis 2 ja korda 5. Ja miks me tõime sulgud ette, on selle jaoks, et meie saaksime need ära taandada. Sest meie tohime taandada ainult tegureid. Ei tohi muud kraamid taandada. No ja kui see meil on kenasti taandatud, siis mis meil siin järgi on? See oi, siis meil ei olegi enam murdu, vaid siis meil on lihtsalt mingi selline elukas. Ja taaskord, mina ei näe mõtet, et seda sulgu avada, vaid mina pigem taaskord nagu eelmises ülesandes jagaksin mõlemad võrrandi pooled läbi, no seekord 5-ga. Sest kui meie jagame mõlemad pooled 5-ga läbi, siis loomulikult ma võin selle korda 5 lihtsalt ära kustutada siit ja jagame 100 ka 5-ga ning saame loomulikult 20. Nii. 20. Ja no, mis meil siis? Selle jaoks, et meil oleks natukene ilusam vaadata, ma kirjutan selle võrdub 20 teisele poole ka, ehk siis lihtsalt vahetame pooled ära. Näeme, et A1 pluss 2 teed on võrdne 20-ga. Okei. Ja mis me nüüd edasi teeme, on see, et meie võime avaldada seda moodustest siin. No, kuidas me avaldame? Avaldame taaskord A1, nii nagu eelmises ülesandes. Selle jaoks viime 2 teed teisele poole. Ja mis me siis saame? Meie saame sellise asja, et loomulikult A1 võrdub 20 miinus 2 teed. Võrdub 20 miinus, mis ta oli, 2 teed või? Kohe vaatan. Ja, 2 teed.
nii. Nonii, ehk siis nüüd meil on olemas mingisugune A1 ja meie saame seda toppida igale poole. No, kuhu me topime ta? No me tahaks ta väga siia toppida, aga hetkel meil on siin mingisugused muud elukad olemas. Et me peame need elukad ka kuidagi natukene selles suhtes ümber tegema. No nüüd on siis kena koht, kus meie saame välja kirjutada. No taaskord kasutame seda valemit siin ja lihtsalt paneme n asemel algul 2 ja siis 3 ja siis 4 ja siis 5. Nii, A3, A4 ja A5. Ja vaatame, mis meil välja tuleb. No A2 on endiselt kasutades seda valemit A1 pluss D. A3 on meil endiselt A1 pluss 2D-d. A4 on loomulikult A1 pluss 3D-d. Ja nagu te aimasite vist, A5 on meil tõesti A1 pluss 4D-d. No nii. Nüüd me võime kogu selle jama lihtsalt siia ümber kirjutada. Ja mis me siis saame? Et vaatame seda alumist. Mis meil siin on? Meil on siin mingisugune 7 korda on ju A1 pluss mis asi? No A2 ehk A1 pluss D. No, tema on siis võrdne sellise asjaga nagu A3 ehk A1 pluss 2D-d. Siia on siis juurde liidetud A4 ehk A1 pluss 3D-d. Ja juurde on liidetud A5 ehk A1 pluss 4D-d. Nii, A1 pluss 4D-d. See peaks olema 4. Ja vaatame. Nüüd on see lõpus koht, kus meie saame koondada kogu seda jama kokku. No. Aga siin on meil loomulikult 2 A1, on ju. Meil on siin 2 A1 pluss D. Siin on meil 1, 2, 3 A1. 3 A1. Ehk siis ma kirjutan siia alla 3 A1 ja meil on 2, 5, nii, 9 D-d pluss 9 D-d. Et me lihtsustasime, koondasime need ülemised asjad kokku ja nüüd meil on palju, ma ei teadnud, et ma saan zoomida. See on küll põnev teadmine. Eks proovime järgi mingil ajal. Nii, on siis selline asi. No loomulikult teeme siin nüüd need sulud lahti ja vaatame, mis me saame. 7 korda 2 A1 on loomulikult 14 A1 ja 7 korda D on loomulikult 7 D-d. Nii, pluss 7 D-d ja 14 A1. Nii, 14 A1 pluss 7 D-d on võrdne siis sellise asjaga. No, vaatame, lihtsustame natukene veel. Teeme siis niimoodi, et viime A1 siia poole ja no, viime D-d siia poole, vaatame, mis juhtub. Juhtub siis selline asi, et 14 A1 miinus 3 A1 on loomulikult 11 A1 ja me saame siis mitu võrdub 2 D-d, on ju. No nii, nüüd meil on natukene ilusam juba
ja peaaegu oleme kätte saanud, mis meie tahame. Et siis nüüd on puudu vaid see, et meie pistame selle väärtuse, mis me siin välja saime, pistame siia A1 asemele. Ehk siis, no, mis me saame? Me saame sellise asja, et meil on 11 korda terve see moodustis, on ju? Ehk siis 20 miinus 2D-d, tema on siis võrdne 2D-ga. No, ja vaatame, mis meil siin välja tuleb siis. Tuleb selline asi, et no 11 korda 20, palju tema on, mingi kena arv on ju, 220 loomulikult. Meil on siin 220, 11 korda miinus 2D on loomulikult miinus 22D. Ja kui me juba siin toimetame, siis võime tegelikult selle 2D siia poole ka tuua. Ehk siis, kui meie toome 2D siia poole, siis temast saab miinus 2D ja miinus 2D, miinus 22D on loomulikult miinus 24D. Ja jääb järgi vaid, võrdub 0. Nii. Nüüd meil on tegelikult selle võib ikka ära kustutada. Nii. Nüüd meil on peaaegu. Ma just nägin, et ei näinud, mis ma tegin. Liigutame selle moodustise siia üles. Ehk siis, kui me lihtsustasime seda, kui te olete paberil kaasa teinud, siis te peaksite nägema, et kõik on hetkel korras. Meil on 220 miinus 24D on võrdne 0-ga. No, ja kuna meil on siin jäänud ainult üks muutuja, siis loomulikult viime selle 220 siia paremale poole. Saame, et siis miinus 24D on võrdne miinus 220-ga. Jagame selle loomulikult läbi miinus 24-ga ja vaatame, mis meie saame. Tuleb mingisugune kole arv. Aga pole hullu, sest siin täiditsa tulebki mingi murd. No, mis meil siis on? D on võrdne miinus jagatud miinusega on pluss, seega meil on ju 220 24. No, taandame natukene seda elukat, mis meil siin on. Ja siis ma arvan, et me saame natukene kenama vastuse. No, jagame näiteks 2-ga mõlemad läbi. 220 jagatud 2-ga on 110, 24 jagatud 2-ga on 12. Näeme, et võime hõlpsasti veel jagada 2-ga. No, 110 jagatud 2-ga, mis ta on? 55 või? Jah. Nii, 55. Ja jagame alumisega 2-ga, see on siis 6, on ju. Nii, 55 ja 6. No, nüüd läheb juba vist ja rohkem vist ei saa, on ju. See tähendab sellist asja, et vaatame, et 55 jagatud 6-ga, on ju. See tähendab sellist toredat asja, et 6 mahub 55 sisse, on ju. No, 9 korda. Ja mis meile siis järgi jääb? No, 6 korda 5. Nii. See, nagu me teame, on 54, ehk siis meile jääb 1/6. Mis tähendab seda, et meil on D leitud. Meil on selle jada vahe leitud. Nii, nagu te näete, et me saame kõiki neid elemente arvutada siin, kui meie teame vaid A1. See tähendab seda, et meil on vaja kuidagi viisi leida endale A1. No ja kuidas me seda teeme? Loomulikult niimoodi, et pistame selle D siia sisse. Ja siis meie saamegi A1.
ehk siis kasutame seda valemit siin ja kirjutame, et A1 on võrdne siis loomulikult 20 miinus 2 korda 9/6 on ju. Aga kirjutan siis siia 9/6. Okei. Ja vaatame, mis me saame selles suhtes. Kuna tegemist on hariliku murruga, siis meie peame tegema selle segaarvu liigmurruks tagasi. Ehk siis mis ta oli? Meil oli 55/6 on ju. Nii, 55/6. Nii, 2 korda 55 on 110. Ehk siis kirjutame siia 110/6. Ja nüüd saame taas kord taandada. Jagame uuesti 2 läbi. On ju, taandame mõlemad pooled 2 läbi. Saame meie siia sellise asja nagu 55/3. Nii, 55/3 ja see on vist, jah, kõik. Nii. Kui me jagame läbi, siis meie saame sellise asja, et 3 mahub 55 sisse 18 korda. Ma kirjutan siin eraldi välja, et 55/3 on siis 18 ja nii, 18 korda 3 on 54 ehk siis 1/3. Okei. Selle asemele võime meie siis kirjutada väga hästi sellise asja nagu 18 1/3. Nii. Ja nüüd teil on vaja lihtsalt teha üks selline tore lahutamine. 20 miinus 18 1/3. Kuidas me teeme seda siis? Täisosa 20 miinus 18 on 2. Ehk siis see reaalselt, mis meil veel vaja teha on see, et me 2 täisosast lahutame, on ju, 1/3. Ja kui meie lahutame 2 1/3, siis loomulikult jääb meile järgi 1 täisosa ning 2/3. Kui teil nagu selliste harilike murdudega mingisugune probleem on, siis kui selline tungiv soov on, siis ma võin teile mingi ekstra loengu või midagi teha sel teemal. Aga tähtis on see, et meie saime teada, et A1 on selline. Ma kirjutan siia A1 võrdub. Ja nüüd meie täitsa teame, millega meie kena A1 võrdub. Nii. Ja kuna meil on nüüd olemas nii jada esimene liige kui jada vahe, mis on küll mõlemad harilikud murrud, aga pole hullu, siis meie peame, mis me leidma? Jah, kui palju vilja tuleks anda iga ühele, esimesel liikmel tuleks anda nii palju ja nüüd tuleb lihtsalt arvutada, on ju. Ehk siis, te võite kasutada kas neid valemeid siin, on ju, et leida A2 ja A3 ja A4 ja A5. Või siis teie võite võtta oma esimese liikme A1 ja siis iga kord lihtsalt see 9/1/6 juurde liita. Kuna ma usun, et see video on niigi pikk, siis ma hetkel ei hakka nagu harilike murdudega pikki arvutusi tegema, jällegi kui te väga ei soovi, aga ma võin kirjutada, et siis on ju peaks olema selline jada, et meil on 1 2/3 on ju, siis kui te liidate 9/6 juurde, te peaksite saama 10 5/6. Nii, 10 5/6. Liidate taas kord siis 9/6 juurde, saate 20. Liidate taas kord 9/6 juurde, saate 29 ja 1/6. Liidate uuesti 9/1/6 juurde ja saate 38 1/6.
kolmandikku. Palun kindlasti vaadake, proovige, kui teie lahendate ja te taas kord ei näe, nii et ma liigutan need vastused natukene ülesse poole, nii et te päriselt näete. Nii, kus meil need vastused siin on? Okay. Ehk siis esimene inimene, teine, kolmas, neljas, viies ja nii edasi. Kui teil nende harilike murdudega on probleem, siis palun andke mulle meili teel teada ja siis ma teen teile sellise boonus murru video või midagi. Et ma loodan, et te saite need tulemused ise. Ma loodan, et kui te ei saanud, siis need videod aitasid teid ja ma loodan, et te proovite peale videode vaatamist neid ülesandeid ise ning et te saate kõik kontrolltööl head hinded. Täna oleks siis kõik.